tere, kallid õpetajad! Kasutan siinkohal võimalust öelda, hea õpetaja, sa oled oluline ja tähtis. Sinust sõltub meie järeltuleva põlve edukus. Õpetajad on need, kes suunavad meie tulevasi arste, teadlasi, põllumehi, ehitajaid ja uusi õpetajaid. Ilma õpetajateta oleksime piltlikult tõeldes ikka veel keskajas. Lisaks erialateadmistele ja laiale silmaringile peavad heal õpetajal olema psühholoogi, näitleja, juhi ja veel paljud omadused. Õpetaja elukutse valinu on mitmekülgne inimene. Edasi sellest, mis meid täna ootab. Kui eelmisel aastal nentisime, et traditsiooniline üritus toimub ebatraditsioonilises vormis, siis sellel aastal on see kujunemas uueks traditsiooniks. Loodame, et siiski mitte ja et juba järgmisel aastal saame teiega, head õpetajad, kokku tavapärasel viisil. Samas annab see ebatraditsiooniline aktus võimaluse jõuda rohkemate õpetajateni. Tänasel aktusel tutvustame Eestimaa õpib ja tänab ning Rapla valla aasta õpetaja nominente ning kuulutame välja Rapla valla 2021. aasta õpetaja laureaadi. Kuulame volikogu esimehe ja vallavanema tervitust. Pidulikule päevale kohaselt on meil ka muusikalised vahepalad. Meile musitseerivad Pia Põder ja Morten Langi ning esinevad Rapla tantsustuudio lapsed, kelle õpetaja on Liis Pärn. Veel kord, head õpetajate päeva! Rapla maalt on pärit selline muusik nagu Raimond Valgre ja kui ta Rapla promenaadil kunagi väikse poisina kala püüdis, siis ei olnud tal õrna aimugi, et ükskord ühel ilusal õhtul ootab teda kohtumine sellise naisega nagu Helmi. Ja siis õpetab Helmi talle midagi väga ilusat. Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsija, sest on vallanud mind džässirüt ja see võlumuusika. Helmi, mulle näitab vaid mõni moodne samm, kui Foxis käib. Paaris sammust peaks ju aitama, et ma võiksin tantsida. Ja kui kõlame lemmikviis, tantsima minu siis viid. Maailm siis kaob ja paradiis meile on avatud siin. Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsija, sest on vallanud mind džässirüt ja see võlumuusika. Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsija, sest on vallanud mind džässirüt ja see võlumuusika. Head õpetajad ja haridustöötajad. Meie ekraanitervitus on paratamatu. Teeksin seda meelsasti hubasemas ja pidulikumas keskkonnas, kuid ei ole aastaga sedavõrd muutunud, et me saaksime füüsiliselt koos olla. Ma tänan teid teie töö, teadmiste ja armastuse eest, mille te olete edasi andnud Rapla valla inimestesse ja arengusse. Teie olete meie kogukonna kasvatajateks ja suunajateks rohkem, kui me seda endale igapäevaselt tunnistame. Teie sekkumine meie inimeste kasvatusse saab alguse haridusega ja liigub läbi kooliastmete täiskasvanute hariduseni välja. Me ei kujuta tänapäeval elu ette ilma lasteaiata, rääkimata selle vajalikkusest lapse arengusse ja kooliks ettevalmistamisel. Meie põhikoolide võrk on hea, kuid koolile annab näo ja kvaliteedi ikkagi meeskond, kes koosneb oma valdkonna spetsialistidest, õpetajatest. Meil on Raplas riigigümnaasium
kuid omand ei muuda selle kooli sisu. Ta on Rapla valla inimeste teenistuses ja meie õpilaste hariduste ülioluliseks kooliastmeks, mis rikastab meie hariduskeskkonda nii füüsiliselt, kuid eelkõige ikka läbi õpetajate. Üha enam räägime me elukestvast õppest, mis tänapäeva muutumas maailmas on möödapääsmatu ja ainuvõimalik lähenemine, et olla tööturul löögivõimeline ja ühiskonnale aktiivne kodanik. Oleme siin järjekordsete valimiste valguses Rapla noorte ja vanadega mõlgutanud mõtteid ülikooliga koostööst. See annaks kindlasti korraldada, kui oleks eestvedajaid ja me suudaks selle mõtte panna tuleviku vastavasse vaatasse. Ülikooli võimalus Raplas, miks mitte? Loodan siiralt, et nii nagu teie panustate ühiskonda, vastab ühiskond teile samaväärselt ning Eesti riik ja valitsus täidavad oma kohustuse õpetajate ametit väärtustades maksimaalselt ja väärikalt. Ja juba järgmisest aastast, mida muide eile taas lubati. Meie omalt poolt katsume tihemini mõelda, kui tähtis on ühiskonnas õpetaja ja panustame õpikeskkonda. Õnne ja rõõmu teile, head õpetajad, olge terved ja hoitud. Tere, head Rapla valla õpetajad! Täna on teie päev, meie lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad, huvihariduse õpetajad. Palju õnne teile selle päeva puhul Rapla valla ja Rapla vallavalitsuse poolt. Õpetaja ameti väärtus ja hinnatus ei ole aastasadadega langenud. Küll on aga läinud see töö palju raskemaks. Viimase 2 aasta jooksul, usun, tunneme igaüks koolis, lasteaias, huvikoolis, oma kodus, kui palju on õpetaja pidanud muutma midagi, ümber õppima, kui palju keerukam on anda edasi seda tarkust meie õpilastele. Selle eest teile suur aitäh ja jõudu ja vastupidavust selles ametis teile. Aeg on mööda läinud, maailm justkui seisnud hetkest, mil sa lahkusid. Kui oma hinge peitsid, üksinduses leidsin ennast jälle seismas siin. On nii raske siiski öelda, et see kõik jääbki nii. On nii raske siiski mõelda, et me aeg ei kordugi. Siia ootama jään veel, seisma vaikselt paaleldel. Kildudeks said lootused, kõik kaob tuulde. Mälestused helged, mõtetes nii selged, sinna tahan tagasi. Kuulata su naeru, tagasi neid aegu, sooviksin ma praegugi. On nii raske siiski öelda, et see kõik jääbki nii. On nii raske siiski mõelda, et me aeg ei kordugi. Siia ootama jään veel, seisma vaikselt paaleldel. Kildudeks said lootused, kõik kaob tuulde. Siia lootma jään nüüd veel, seisma vaikselt vaikides. Kuid see tee, mis ootab ees, kõik kaob tuulde.
see kõik kaob taas. Siia ootama jään veel, seisma vaikselt poolel teel. Kildudeks said lootused, kõik kaob tuulde. Siia laatma jään nüüd veel, seisma vaikselt vaikides, kuid see tee, mis ootab ees, kõik kaob tuulde. Siia ootama jään veel, seisma vaikselt poolel teel, kildudeks said lootused, kõik kaob tuulde. Hea õpetaja on kannatlik. Hea õpetaja on abivalmis. Hea õpetaja on rõõmsameelne. Hea õpetaja tahab teisi aidata. Nagu on kirjas Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised haridustöötajad seisavad igapäevaselt selle eest, et iga õppija areng saaks parimal viisil toetatud. Nende eeskuju ja panus on tunnustamist väärt. Et üksteise tervist hoida, oleme saanud tavapärasest vähem koos olla. Seetõttu on ehk nii mõnedki head ja tunnustavad sõnad jäänud ütlemata. Nagu eelmistel aastatel, nii ka sellel aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium üles kõiki, kes on märganud õpetajate ja teiste haridustöötajate suurepärast tööd, esitama kandidaate 13 erinevas kategoorias. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsitluse elluviimisesse õppeasutustes. Kandidaate sai esitada 8. märtsist 18. aprillini. Hea meel on teatada, et Rapla vallas esitati 9 kategoorias 18 kandidaati. Maakonnakomisjon valis erinevate kategooriate seast välja erinevate auhindade parimad. Meie valla haridusasutuste töötajatest osutusid maakonna parimateks. Aasta põhikooliõpetaja, aineõpetaja kategoorias Liia Moorits, Hagudi põhikool ja Raikküla kool. Aasta tugispetsialist Ebe Sündema, Rapla Vesiroosi kool. Aasta õppeasutuse juht Ülle Riisalu, Alu kool. Vabariiklik komisjon valis maakondadest esitatute seast nominendid üleriigilisse vooru. Aasta põhikooli aineõpetaja üleriigilisse nominatsiooni valiti ka Liia Moorits. Palju õnne! Head õpetajad, nagu te teate, siis Raplamaa on ka rabade ja soodemaa ja läbi sajandite oleme me sealt ikka ja alati varju leidnud. Nii ka viimasel 2 aastal ja sellepärast ma arvan, et eriti paslik oleks laulda just see lugu. Takkuse särgiga ori jooksis hädas mu randa. Avatud salarajad võtsid laugastest üle ta kanda. Minu südames saarel õnnsai kidurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ja helmis vasest. Olen soo, tantsime koos. Pauke ja karjeid on kuulnud mu alati avatud
kõrvad, kuidas appi on hüütud ja kuidas on sündinud mõrvad. Jälitajaid on jäänud musta sügavikku, seal nad avatud silmil ootavad igavikku. Olen soo, tantsime koos. Liiga tilluke mets, mehi peita ei suuda. Liiga tilluke jõud, siin ilmas ei midagi muuda. Kõiki, kes jäid minu sisse, iial ei maeta maha. Aga nii mõnigi ohver pääses mul augaste taha. Olen soo, tantsime koos. Olen soo, tantsime koos. Heli Võigemast. Heli Võigemast on lasteaiaõpetaja, kes on pikaajaliste ja suurte kogemustega ja kes annab iga päev väga palju, et rikastada väikese inimese arengut läbi põnevate ettevõtmiste ja metoodikate. Heli on õpetajana põhjalik, kaasaegne ja iga lapse eripära arvestav ja panustab palju õppekäikudesse. Andekatele lastele ja õpilastele pakutakse huvitavaid enesearendamise võimalusi. Ka lapsevanemad on olnud rahul rühmas valitseva sõbraliku õhkkonnaga, õppetööga ja oma laste arenguga. Samuti osaleb õpetaja Heli Võigemast Raplamaa lasteaiaõpetajate ainesektsiooni tegevuses, esindades Alu kooli lasteaednikke. See tegevus tutvustab ja loob Alu koolist maakonnas positiivse kuvandi ja mulje. Anu Vendelin. Anu Vendelin on Kabala lasteaed põhikoolis hariduslike erivajadustega õpilaste õppekoordinaator ja klassiõpetaja alates aastast 2010. Anu on ühteaegu nõudlik ja paindlik, järjekindel ja kannatlik klassiõpetaja, kes toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist. Ta hoiab õpimotivatsiooni üleval läbi individuaalse lähenemise, tunnustamise, motiveerimise ja positiivse tagasiside. Anu arendab oma õpilastes kriitilist ja loovat lähenemist, meeskonnatööd, analüüsi ja eneseväljenduse oskust, inspireerides neid põnevate ühiste ettevõtmistega. Anu on liitnud oma klasside lapsed ja lapsevanema ühiseks meeskonnaks, kes toimetab aktiivselt ka väljaspool kooli. Ta on sageli see, kes esitab ettepanekuid koolielu parendamiseks ja on aktiivne eestvedaja ka kooliürituste toimumiseks. Ene Sestverk. Ene on rõõmsameelne ja pühendunud särav lasteaiaõpetaja, kes lõimib innukalt ja loovalt oma tegevustesse erinevaid pedagoogilisi meetodeid, mänge, liikumisi, laule ja paneb lapsed huvituma maailmast ja meid ümbritsevast ning peab oluliseks üllatusmomente ja positiivsete emotsioonide tekitamist. Õppeprotsessis julgustab Ene last avastama ja looma, probleeme leidma ja neid ka lahendama. Oma rühma põnevate projektide pidude läbiviimisesse on Ene kaasanud ka lapsevanemaid ja kolleege ja kohalikud ettevõtted, tekitades nii sidusa kogukonna. Ene on meeskonnas armastatud kolleeg, kes jagab meelsasti oma kogemusi ja parimaid praktikaid kolleegide ja lapsevanematega. Tema sõbralikke nõuandeid hinnatakse väga. Oma pedagoogilise tegevuse
ja eeskujuga on õpetaja Enes Estverk pälvinud nii kolleegide, laste kui ka lastevanemate lugupidamise. Tiina Roosimägi. Tiina Roosimägi asus Rapla Vesiroosi koolis füüsika- ja keemiaõpetajana tööle 2019. aasta sügisel ning sulandus kohe hästi kiirelt kooli kollektiivi. Ta ühendas keemia ja füüsika kabinetid, lõi ühtse süsteemse terviku õppevahenditest ja viis ennast kurssi aineõpetuse ja digitehnoloogia võimalustega. Vähendamaks õpilaste õppekoormust ja võimaldamaks paremat keskendumist ühele õppeainele, läks ta 8. klassis füüsika keemia õpetamisel üle tsükliõppele. Nüüd rakendatakse Rapla Vesiroosi koolis tsükliõpet ka mõnes muus õppeaines. Õpetaja Tiina on juhendanud õpilaste osalemist olümpiaadidel. Eelmisel õppeaastal saavutas tema juhendatav õpilane astronoomiavõistlusel Pulsar 11. koha. Tiina eestvedamisel toimus 2020-21. aastal koolis Tartu Ülikooli füüsika õpikoda. Õpikojas osales ja lõpetas kursuse 27 õpilast. Tiina oskab leida seoseid lõimides füüsika ja keemia aineõpetuse digitehnoloogiaga ning kohendades programme õppijate võimekusele ja erivajadusele. Tiina Roosimägi on hea suhtleja, uudishimulik ja koostöövalmis. Ta osaleb kooli arendustegevuses, ainekomisjoni töös ja loodusainete labori ettevalmistamisel. Riina Künnapas. Riina on õhinaga õpetaja, loov ja entusiastlik meeskonnaliige, kelle juures on eriline see, et ta teeb palju õppemänge ise, saades ja ammutades ideid kõikvõimalikest erinevatest kohtadest. Riina on õpetaja, kelle kutsumus ongi olla lasteaia õpetaja. Ta on mänguline, huvitavate ideede rakendaja. Ta huvitub paljust, jõuab palju ja soovib end ise pidevalt täiendada ja panustada lasteaia töödesse ja tegemistesse ka uute ideedega. Hiljuti osales ta näiteks digipädevuste arendamise pikal koolitusel ja püüab rakendada projektõpet. Riina võtab oma meeskonda ja lapsevanemaid võrdse partnerina, kellega ühiselt korraldatakse imelisi sündmusi. Olgu selleks näiteks vahva isadepäev või armas lõpupidu. Riina on juhi jaoks unistuste töötaja. Tekla Tappo. Tekla Tappo on Rapla muusikakooli suurepärane viiuliõpetaja olnud juba 35 aastat. Selle 35 aasta jooksul on ta olnud väga paljude noorte arenguteel asendamatuks õpetajaks, kasvatajaks, eeskujuks, suunajaks, partneriks, kujundajaks ja sõbraks. Ta on hinnatud kolleeg, keda austavad väga ka tema õpilased. Siiras, loominguline, kannatlik, tähelepanelik, suure empaatiavõimega, rahulik, mänguhimuline, õpihimuline, aus ja alati hea eesmärgi poole liikuv. Ta kuulub ka kooli hoolekogusse. Õpetaja Tekla Tappo tunde oodatakse väga. Tema õpilaste tulemused konkurssidel räägivad tema töö tulemuslikkusest. Käesoleval aastal võitsid tema õpilased Saale Iti Pihlap, Iiris Vahtra, Miia Sepp ja Triin Pihlap lood Eesti regiooni viiuliõpilaste konkursil esikohad. Elisabeth Laja sai 3. koha ja Meete Helent diplomi. Konkursil Raplamaa noor muusik anti välja 6 auhinnalist kohta, millest Tekla õpilased teenisid välja 3. Tekla koos oma õpilastega on alati oodatud esinema erinevatele üritustele ja kontsertidele. Tekla on juba aastaid olnud tegev nii Rapla muusikakooli sümfooniaorkestris õpilastele partiide õpetamisel kui Harjumaa noorte keelpilliorkestris, kuhu ta on kaasanud mängima ka oma õpilasi. Viimati nimetatud orkestriga esines ta koos oma õpilastega septembris Austrias festivalil. Ta on Harjumaa keelpilliorkestri dirigent. Tema õpilased jätkavad õpinguid järgmise taseme muusikaõppeasutustes.
Käesoleval aastal asus Tallinna Georg Otsa nimelisse muusikakooli õppima Miia Sepp. Heleri Hannus töötab Alu koolis lasteaiaõpetajana ja tema nominatsiooni Rapla valla aasta õpetaja kohale esitas lapsevanem, kes on õpetaja Helerit iseloomustanud järgmiselt. Õpetaja Heleri on tõesti südame ja hingega oma töös. Rühm on väga kokkuhoidev ja aktiivne. Õpetaja hoolib lastest ning nende tervisest. Õpetaja Heleri oskab häid suhteid hoida ka kolleegidega. Lapsevanemana on alati minna hommikuti hea last lasteaeda viima ja õhtul teda ära tooma. Õpetaja Heleri oskab lastele leida huvitavaid tegevusi nii lasteaia rühmatöös kui ka väljaspool lasteaeda. Kuigi tegemist on alles 3- ja 4-aastaste laste rühmaga, käivad nad tihti matkamas ja bussiga seiklemas. Lihtsalt tore on vaadata, et selline meeldiv inimene on meie laste juurde tööle tulnud. Rapla valla 2021. aasta õpetaja laureaadi kuulutab välja vallavanem Meelis Mägi. Mul on suur au ja väga hea meel kuulutada välja Rapla valla aasta õpetaja aastal 2021. Rapla valla aasta õpetaja aastal 2021 on õpetaja Tekla Tapo. Palju õnne! Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve äratas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Naeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lume seest vist jälgi otsin ma, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuul. Mööda lähevad uued talved, mõned karmid, mõned malbed. Jalge all on krudisemas valge puhas vatt. Aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavideses vulab. Vees ma peale oma peegelpildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha. Korjan kokku jäljed üksikud, mis maha jäänd. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin 2 või kõnnin tund. Miks pean sind otsima, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuul. Tuul puhub ära. Aga mida ma teen, kui pole tuult, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuul. Ma kingiks õpetajale villased sokid. Ma kingiks talle lilli. Ma kingiks talle uued sussid.
lugupeetud nominendid, laureaadid, head õpetajad. Me väga täname teid selle raske töö eest, mida te jätkuvalt teete. Me täname teid, et tulite täna siia, saamaks osa sellest päevast. Meil on suur au ja rõõm seda päeva koos teiega tähistada. Olen kindel, et teie töö ja tegemised viivad meie kogukonda edasi, et oleme järgmisel aastal siin koos, et seda päeva pidulikult tähistada. Aitäh teile kõigile ja ilusat käesolevat kooliaastat!